See on sõna otseses mõttes ikka veel mu suust tõmblemas. Läheme. Me saime ta kätte. Vähemalt jääb ta järgmise tõusuni ellu. Hüvasti, tüdruk. Koos veega. See asi on tõeline relv. Hüppa paati, enne kui need neetud härjahaid mind ründavad. Lähme. Ta vajab peaaegu meie abi. Lõpuks peame leidma selle Riffi kuninga. Me äsja maandusime suure vallraahu keskel ja järgmised 3 päeva hakkame siin ellu jääma ja telkima, kutid. Meil on ilus türkiis-sinine vesi, Hajali saared. Te teate, et Austraalias on ühed kõige hullumeelsemad loomad üldse ja loodetavasti suudame järgmiste päevade jooksul mõne neist erinevate relvadega kinni püüda. Aga me peame veel ettevaatlikud olema, sest siin on nii palju asju, mis tahavad mind tappa, mees. Seljakott on meil siin. Loomulikult on meil terve valik relvi. Meil on ka paat, mis on seal ranna lähedal ankrus ja seal sees on mõned koostisosad ja te teate, et ma ei läheks kuhugi ilma selle ässata. Meil on olemas kiire turgutus. Kui siin saarel läheb kõige raskemaks, võtame selle kasutusele. Ma olen siia saarele kaasa võtnud ainult kõige hädavajalikuma, nii et plaan on proovida, kas suudame ise toitu püüda. Kui ma ütlen teile, et kõik tahab mind siin tappa, siis ma olen siin saarel varem isegi hairünnaku ohvriks langenud mees. Haid on igal pool, meil on astelraid, meremadud, kõik tahab mind tappa. Oh jumal küll, kutid. Siin Saamas kaldal on meil lausa rifihaiad ja kilpkonnad. Oh jumal küll. Vesi on nii selge. Nad lihtsalt ujuvad siin panga ääres ringi, taevas maa peal, kuni need rifihaiad minu vastu pöörduvad. Ja sellepärast peamegi siin järgmiste päevade jooksul väga ettevaatlikud olema. Ma nägin just kõige armsamat asja üldse. Oh jumal küll. Vaata seda, meil on siin väike merelinnu poeg. Ta on nii ilus, ta saab järgmistel päevadel minu väikseks lemmikuks. Kui me hiljem midagi süüa püüame, toome selle kindlasti talle tagasi. Siinset vett ja maad kasutab koduna nii palju loomi, on väga oluline, et me neid austaksime ega segaks. Meie paat ongi seal, poisid. Me hakkame kohe sinna peale hüppama ja seda saart avastama. Tahame vaadata, kas leiame mingit toitu. Mul on juba kõht tühi, mees. Ja meil on seal väljas ühed parimad olud. Mul on Frankie kaasas. Temast saab selle reisi kapten, poisid. Ja hea uudis on see, et sellel saarel pole ühtegi koera, vend, nii et sa ei vii ühtegi neist asjadest koju. See on meie omavaheline nali. Me võtame väikese pausi koerte söömisest, vend. Sa annad mulle liiga palju lootust, vend. Ta ütles seda ja me lähme võtame head kala. Lähme, vend. Wuhuu! Oh jumal küll, see on nii võimas. Wuhuu! Me jätsime saare selja taha ja meil on esimese päeva jaoks see veealune vibu ja nool. See asi on tõeline relv. Ja põhjus, miks me seda kasutame, kutid, on see, et me jahtime rannikuriffidel. Me sukeldume umbes 5–7 meetri sügavusele vette. Ja loodetavasti saame selle asjaga mõned koletised kätte. Ja lõpuks sukeldume sügavasse vette, et võtta maha Riffi kuningas. Nii et praegu on meil selle vibuga väljakutse. Looma tabamine pole sugugi lihtne. Ma olen nii elevil, sest ümberringi on vesi kristall selge. Lähme.
Poissid, ma leidsin just kõige ägedama Tiivo palli üldse. Teevo pilveka lakke. Ma viin teid alla ja näitan teile. Lähme! See on see hiiglaslik piusti, poisid. Ei, see on hullumeelne, vend. Vaata seda asja. See peab olema suurim, mille ma oma elus saanud olen, vend. Kas sa teed nalja? See on pöörane. Vaata seda. Me sööme seda lõunaks. Me peame vibuga midagi paremat saama. Võta see siit ära. Poissid, tänane päev oli täiesti hullumeelne ja lõpuks saime selle ilusa väikese koralltursa kätte. Suur ämbrisuu ja just sellega nad imevad oma saagi sisse. Ja kõik need erksad täpid sellel aitavad tal korallide vahel sulanduda. See pole just palju toitu, aga loodetavasti saame järgmiste päevade jooksul oma kalade suurust järjest kasvatada. Ja lõpuks peame leidma selle riffi kuninga. Vaata seda. Siin on meil väike hai, väike epolett hai. Vaata teda. Saime ta kätte, ma sain ta kätte, mina sain ta kätte, ma püüdsin ta kinni, ta on nii tugev. Ta on nii tugev, natuke nagu mina, kutid. See tüüp lihtsalt uitab madalas vees ja otsib süüa. Laseme ta nüüd lahti, olgu, vabanda selle pärast, vend. Vaata teda. Võtan oma noa ja lõikan fileed kiiresti maha. Issand, kutid! Vaadake seda, šokeeriv. Te peate tundma kala lõhna. Sõna otseses mõttes vaatame, kuidas haid randa mööda liiguvad. Pagan. Ta tuleb otse minu poole. Vaadake seda seal. Meil on ilus korall-tursafilee ja see on valmis otse pliidile minema. Teate, see on hea märk, kui see skelett on läbipaistev ja me näeme peaaegu päikeseloojangut sellest läbi. Ma leidsin just sikikama veepüstolite tohutu hunniku. Ma arvan, et haid ujuvad lihtsalt nende ümber. Nad teavad, et neid ootab ees lõbu. 100%. Haid mängivad neetud nörfisõda, mis iganes nende veepüstolitega, vend. Nad on hullud. Meil toimub korraga 800 asja. Siin on kilpkonnad, siin on haid, kalad hüppavad ülesse. See on täielik hullumaja. Võtame selle otse kaadrisse, vaata seda. Meil on ka see kõva kraam, kutid. See on taco maitseaine. See kraam on võimas. Selle lõhna on praegu kohe tunda. See on hullumeelne. Ma haarasin just selle karbi siit. Ma hakkan meie kala ümber keerama.
Meil on esimeseks päevaks ilusad korallturska, rebime natuke fileed lahti. Oh jumal küll, pane see nahka. See on ausalt öeldes uskumatu. Näeme homme hommikul varakult, näitan teile, kus ma siin ööbisin ja teen ka väikese ringkäigu. Siit läheb asi ainult ekstreemsemaks. Uued relvad, pöörasemad loomad ja loodetavasti ka mõned suuremad kalad. Tere hommikust teile siin saarel. Tingimused tunduvad täna hullumeelsed. Ma tahan teid viia laagrisse ja anda teile väikese ülevaate sellest, kus ma siin eile öösel magasin. Ja siin saarel toimus ka päris hullumeelset tegevust. Meil on see kiirelt püstitatav telk. Ausalt öeldes on meil päris vedanud, et see minema ei lennanud. Eile öösel torkasid mu selga suured korallitükid. See ei olnud mugav uni. Täna on meil ees tohutu päev ja me hakkame jälitama hiiglaslikke loomi. Ma ei jõua ära oodata, aga tahan teile kiiresti midagi näidata. Siin on need suured jäljed ja need on kilpkonnade tehtud. Nad tulevad öösel üles ja munevad oma munad. Te nägite eile pärastlõunal, kui me süüa tegime, kuidas nad ülespoole liikusid. Ja neid jälgi on saare ümber sadu. Ma märkasin just midagi sellel rannal. Vaata siia. Tule siia, sõber. Tule siia. Tule siia. Hei, ma üritan sind aidata. Ma üritan sind aidata. Meil on siin see ilus väike linnupoeg, kutid. Ma ei tea, mis tema emaga juhtus või mis toimub. Ta on sõna otseses mõttes kohe tõusuvee poolt minema viidud. Ma tavaliselt ei sekku üldse, aga umbes 2 tunni pärast on see tegelane täiesti vee all. Ma ei sekku ega midagi. Sa näed, ta lihtsalt puhkab minu peal. Ta on nii armas. Ta on selle seikluse parim sõber meil. Andke kommentaarides teada, mis nime me sellele väiksele tegelasele panema peaksime. Poiss, sa oled nii armas. Vähemalt jääb ta järgmise tõusu üle elama. Aga siin on veel üks asi, mis võib neid linde tappa. Nüüd näete seda põõsast otse minu selja taga. See mängib siin ökosüsteemis väga olulist rolli. See on täpselt nagu see väike lind, mis meil oli, ainult et see on surnud. Ja see on see puu, kuhu kõik need linnud munevad ja oma pesad teevad sellel saarel. Ja see eritab sellist vaikumehed, mis jääb lindude tiibade ja sulgede külge kinni ja siis lind ei saa enam lennata ning sureb. Ja kui lind sureb, annab ta tegelikult nendele puudele toitaineid. See on eluring ja viis, kuidas nad üksteist täiendavad. Puu pakub kohta, kus need linnud saavad oma mune hoida ja uut elu luua. Aga siis puu tapab linnud, mis omakorda võimaldab puul kasvada. Te teate, kui väga ma loomi armastan ja ausalt öeldes tahaksin ma aidata iga üksikut lindu siin. Aga täpselt nagu sellel väiksel tegelasel pole neil puudel mingit võimalust kunagi kasvada, õitseda ja pakkuda lindudele uut elu, kui linnud sellel saarel ei hukku. Meil on isegi natuke koralli hammustatud, läänes paradiisis, vend. Meil on teine päev, täiesti uued relvad, suured kalad ja ma olen valmis võitlema. Lähme! Issand! Lähme. Oh, nüüd saime. See on suur. Oh ei. Mul pole aimugi, mis see on. Mul on üks kõige hullumeelsemaid loomi üldse. Ma proovin mitte lasta tal end hammustada. Oota, tule siia, sõber. Seda nimetame me pikaks keeleks. Ma haakisin vaese tüübi silmast kinni. Vaata seda nokka siin. Ta purustab sõna otseses mõttes ükskõik mida. Vaata seda, see on hullumeelne. Me ei söö seda tüüpi. Laseme ta lahti, jätkame jahti. Vaata seda looma, olgu. Ta on läinud siit. Olgu, kutid, me just lahkusime sinisest lagunist ja meil on nüüd teine relv väljakutse jaoks. See on väike harpuunipüss. See on lihtsalt väike. Kui me sellega midagi kätte saame liikuda kõige võimsama relva juurde ja hakata koletist siin rifil jahtima. Loodetavasti juba täna päikeseloojangul. Vaata vett mu ümber praegu. See on nii uskumatult selge. Loodetavasti saame seda relva kasutada enesekindluse kasvatamiseks, et pärastlõunaks selle kõige vägevama jahi jaoks valmis olla, kutid. Mul on üks hull relv, mida ma tahan teile natuke hiljem näidata, aga selleks peate te ootama. Kõigepealt lähme vette miniharpuunipüssiga. Lähme!
ma ei näe seda püssi. Poisid, me tegimegi selle ära, kallid. Vaadake seda siin. See on ilus väike korallforell ja need on ühed kõige maitsvamad kalad ookeanis. $200 kilo eest. Just nii palju need siin poodides maksavad. Haid läksid hulluks. Nad tahtsid seda kala sama palju kui mina, poisid. Te nägite ise, et me panime mõned lasud mööda. Alguses käitus see nagu odav kell. Te nägite eile, et saime korallahvena ja täna saime korallforelli, mis on põhimõtteliselt lihtsalt eilse kala suurem ja parem versioon. Ma võtan lihtsalt oma noa ja liigun mööda selgroogu edasi. Ja kui ma tõstan, siis lihtsalt koorin selle lahti. Ilus korallforelli filee üle sinise laguuni. See saab olema meie ceviche liha. Jätame selle siia paika. Panen 3 laini otse peale. Tundub kõigis mu haavades mõnus, kutid. Ma ütlen teile tõesti. Lõikasin seda natuke varem. Siin sees on meil kurk, punane sibul ja tomaat. Väga lihtsad asjad, kutid. Ainult 1 viis seda lõpetada. Meil on siin natuke kastet. Paneme selle peale ja kutid, see on meie tunnuslik taco maitseaine. Me ei lähe kuhugi ilma selle kraamita. Vaadake seda praegu. See näeb uskumatu välja. Vaade on pöörane. On aeg hakata sööma. Parim asi selle juures, kutid, on see, et see on söödalaud ja samas ka koht, kus me lõunat sööme. Hakkame pihta. Just seda. Te peate seda proovima, eriti sinises laguunis. See on uskumatult hea. Oh, sa püha jumal! See on nii hea. Liha on nii värske. See lausa tõmbleb veel mu suus. Tead, mis selle juures kõige parem on? See on alles meie lõunasöök. Meil on täiesti uus relv. Ma ei jõua ära oodata, et teile seda näidata. Me liigume natuke edasi ja siis on aeg lõpetada ookeani kuningaga. Me alles lõpetasime lõunasöögi ja praegu on meri täiesti sile. See on hullumeelne. Vaata neid tingimusi. Sa näed lausa kõiki kalu ja kõike paadist. Vau! Oleme kasutanud 2 poolnõrka relva. Praegu võtame välja suure kahuri. See on eritellimusel valmistatud harpuunpüskutid. Mulle tegi selle Rob Allen. Suur tänu talle. Sellel on vaalhaimuster. Siin all on 60 meetrit nööri. Selle relva ulatus on piisav, et võtta maha ookeani kuningas. Ja just sellepärast on meil siin ka see mees. Ta on kapten Heather, meie tüürimees. Me peame kuninga kätte saama, vend. Kas saad mind selle peale viia? Jah, vend, mul on lai vaateväli, nii et ma näen kõike. Lähme. Olgu, loodetavasti viib ta meid koletise juurde, kutid. Meil on suur relv, suur kala, ookeani kuningas. Ma lihtsalt lülitan kaamera sisse ja paneme tööle. Lähme.
Te nägite just, et ma tegin kiire sukeldumise ja nägin suurt Hispaania makreli, aga asi on selles, et ta hoidis minust eemale, kutid. Praegu olen ma üsna põhjas, mul pole eriti energiat enam alles. Meil on vaja kiiret turgutust, et see väljakutse lõpule viia. See läheb käiku. Kutid, ma pole seda kunagi varem teinud, aga me teeme selle ära. Igal asjal on elus esimene kord. Lähme, teeme selle ära. Väike uju ja kiire turgutus. Lähme. Olgu, keegi andku mulle suur purk, sest ma lähen kala püüdma. Lähme! Jaa, me tegime selle ära, kallis. Meil on nüüd kuning makrell. Poisid, see ei pruugi olla maailmas suurim kuning makrell, aga meil oli ainult paar tundi sukeldumiseks jäänud ja me tegime selle ära. Ma hüppan nüüd paati, enne kui need neetud härjahaid mind ründavad, sest seal all olid tõelised koletised. Te nägite ise, seal all oli kõike. Seal olid neetud hiigelhaid, korallahvenad igal pool. Need söödakalaparved katsid sõna otseses mõttes kogu riffi. Ma arvan, et see oli parim riff, mida ma oma elus näinud olen. Mis? Sa ei näinudki enda ette. Franki sai ka endale mõned koletised. Ta sai selle suure Midnight Snapperi ja selle punakõri keisri. Meil õnnestus püüda ka mõned ilusad korallahvenad. Poisid, see ongi see, mille nimel me siin oleme. Hea tuju paadis koos sõpradega. Sõidame nüüd kiiresti tagasi maale, paneme kuningmakrelli küpsema ja ka need teised asjad. Paadis oli vesi sees, nii et pidime punnid välja võtma ja nüüd oleme juba liuglemas. Näita neile seda mügarikku. Noh, lähme tagasi laagrisse. Lähme. Olgu kutid, me just jõudsime tagasi laagrisse ja praegu toimub üks kõige pöörasemaid asju üldse. Meil on siin suur emakilpkon, kes on just rannale tulnud.
Ta hakkab kohe oma mune munema, kutid. Kujutage ette, need kilpkonnad on täiesti kurnatud, mees. Nad on terve ranna üles roninud. Nad veedavad tunde auke kaevates, et oma mune muneda. Me ei taha teda liiga palju segada, aga see on uskumatu. Ta hakkab kohe sellele planeedile veel elu andma. Ja see ongi kogu asja mõte, kutid. Te nägite eile, et meil õnnestus kuningmagrell kätte saada, kutid. Need kalad valitsevad siin. Te nägite kõiki neid söödakala ümberringi ja just nendest need kalad toituvadki. Te näete, kui hullud need hambad seal sees on ja nad on nii voolujoonelised. Need rinnauimed, need tõmbuvad kokku peaaegu väikesteks piludeks siia ja see teebki nad nii aerodünaamiliseks. Need on kiskjad, kes valitsevad sealset vett ja meil õnnestus üks neist kinni püüda. Ausad poisid, paremaks minna ei saa. Vaadake seda liha siin. Oleme viimased paar päeva jahtinud ja lõpuks saime Riffi kuninga kätte. Loputa see ära. Oh, mu kallid, kuulge seda särinat. Need asjad lausa hõõguvad praegu. Natuke sidrunit ja ürte. Sellega ei saa mööda panna. Issand, see näeb nii hea välja. Nii et meil on värske laim otse peale pigistatud. Natuke majoneesi läheb otse peale. Ookeani kuningas. Proovime kohe ära. Vaata seda. Nüüd ma tean, miks. See on ookeani kuningas. Tule, vend. Tule, proovi ära. Olgu, te teate, et Franki juhatas mind selle kala peale. Proovi ära, vend. Kuidas on? Terviseks, vend. Mehed, me oleme seda teinud viimased 3 päeva. Oleme läbinud ühe kõige pöörasema väljakutse. Kui see sulle meeldis, siis ära unusta panna laiki ja tellida kanalit. Pane veel videoid siia üles ja näeme järgmises pöörases seikluses. Palju armastust. Lähme!